täna vaatame me üle Eesti kõige uuema keretööde maja. Tervist! Tervist! Niisiis, teie oskate öelda selle maja kohta põhimõtteliselt kõike, ma saan aru. Kus me siis oleme ja mis te siin teete? Oleme Viking Motorsi uues keretööde majas, mis asub Läiketeel. Remondime avariilisi sõidukeid. Kas siis nii-öelda algusest lõpuni, et kui mul on mõlk värv kahjustatud, siis teete kõik mõlgi sirgeks, värvite uuesti, poleerite kogu asi? Ja kõik asjad peaks saama siin algusest lõpuni tehtud. Mille pärast teil seda maja siia vaja oli? Maja oli tarvis sellepärast, et eelmistes ruumides teises majas jäid lihtsalt olud kitsaks ja klientide jaoks järjekorrad pikenesid. Mis see uus võimekus siin siis nüüd on? Ühes kuus võiks siin autosid remontida umbes kuskil 150 ringis. Kas me võime siin nii-öelda üldistada või oleks see liialdus öelda, et see on näiteks Eesti kõige moodsam keretööde maja? Võib öelda nii, et see on kindlasti Eesti üks moodsaimatest keretööde majadest, aga kindlasti ka kõige uuem. Mis teeb selle maja võib-olla eriliseks, on kompaktsus, et suhteliselt vähesele hulgale ruutmeetritele on mahutatud kogu vajalik tehnoloogia ja tagasihoidlike töötajate arvuga me eeldame, et on võimalik 150–170 autot siin kuus teha. Et sellised töökodasid väga palju ei ole. Töökoda on ka, võib ka öelda, et on täiesti tasemel võrreldes Euroopa tipptöökodadega. Ma vaatan, siin taustal on väga ägedad kambrid, kuhu hea meelega isegi toimetama tuleks. Mis need siin endast kujutavad, mida siin teha saab? Need, mis te siin näete, on siis niinimetatud eeltööalad. Ehk siis igal töötajal on oma ala, kus ta saab teha selle autoga kogu protsessi otsast lõpuni enne värvimist. Puhastada, lihvida, kruntida, katta ja panna auto valmis värvimiseks. Igas tööalas on tagatud autonoomne ventilatsioon, survuõhk, tsentraalse äratõmbega lihvimisseadmed ja kõik vajalik. Ehk siit ei satu mingisugust tolmu ega gaasi ülejäänud ruumi ja neid tööalasid võib siis valida vastavalt sellele, mitu töötajat on või kuidas nad neid kasutada tahavad. Vahel on elektrilised kardinad, saab teha kas lahti, panna kinni. Et selle üle me oleme nagu kõige rohkem, on meil hea meel, et selline lahendus õnnestus siia tekitada. Aga nüüd teisipidi jällegi, kui mul on näiteks endal hobiauto ja ma tunnen, et see käib mul üle jõu või mul on mingid värvitööd, mis tahavad tegemist, et kas seda saab siia teile ka tuua, et minu hobiauto näiteks, millega ma hetkel tegelen, on Toyota, et kas te võtate nüüd ainult oma brände või võib ka mingi teise masinaga siia tulla? Prioriteediks on meil ikkagi Opel, Peugeot, Kia ja Cadillac, aga ka teised autod võivad tulla siia, saab neid ka remontida. Ja mis on see nii-öelda eelis näiteks mina tegin omal nii-öelda harjutasin kätt ja tegin juba seda, et näiteks põhja alt töid, et põhja haljaks ja valmistan kruntimiseks ja värvimiseks, et mis need eelised on siis? Kahjuks või õnneks tänapäeva auto viimistlustehnoloogia on ikkagi arenenud sinnamaani, et kodustes oludes on parem lõpetada nii-öelda pinna haljaks tegemisega, sealt edasi jätta juba teha professionaalidena. Et materjalid on väga kiired ja valesti kasutades ka mürgised ja ohtlikud. Et sellepärast on vajalikud sellised seadmed, mis on õieti hästi ventileeritud, asjad kuivavad väga kiiresti, on väga pikki aastaid vastu pidavad, aga kodustes oludes nendega töö tegemine enam hästi ei õnnestu. Ma saan aru, et sina oled siin olnudki seotud kõigi nende seadmete, kas juba siis nii eelvaliku kui ka pärast siis paigaldamisega? Jah, me alustasime istudes Viking Motorsiga kambaga laua taga. Me oleme olnud Viking Motorsi pikaajaline koostööpartner peaaegu 20 aastat. Ja kui tuli plaan uus töökoda teha, siis me istusime koos maha ja planeerisime selle töökoha nullist. Peale seda, kui öeldi on valmis, auto siirdub siia värvikambri ette. Värvikambrina on kasutatud Flowtermi kõige moodsamat Extra Speed värvikambrit, millel on mikroprotsessori juhtimine, mis tähendab seda, et igas töötsüklis on erinevad töökiirused, erinevad parameetrid. Mida see tähendab? See tähendab seda, et auto on võimalik värvida circa 20 minutit kiiremini, kui seda oli võimalik teha vanas töökojas. Kõrval sellega liidestatud on värvilabor, kus töötaja saab peale seda, kui värvitoon on tuvastatud spektromeetriga, saab segada valmis vajaliku värvi ja minna sealt otse kambrisse, värvida auto ära, tulla laborisse tagasi ja keskkonnasõbralikult oma tööriistad puhtaks pesta ja oma värvijäägid hävitada.
ja kui auto on värvitud, mis edasi? Kui auto on värvitud, siis ta jahtub maha, läheb värvikambrist välja, läbi kambri teisele poole ja komplekteeritakse juba komplekteerimise osas. Pannakse tükid külge, auto on valmis kätte andmiseks. Vajadusel tehakse kerged poleerimistööd, reeglina selle tasemega kambritest tuleb üsna puhas tulemus, nii et poleerimistööde hulk ka tavaliselt olust väheneb. Ja siis ongi kõik tükid küljes ja kliendile võtmed kätte. Just, auto puhtaks, klient on õnnelik ja protsess oli oluliselt kiirem kui vanasti.